Tere! Aimar Tallinna Ülikooli Haapsalu kolledžist tahan teile rääkida, kuidas käib digitaalse loo puhul teie kataloogide organiseerimine. Kõige esimene asi, mis teete, on siis desktopi kõigepealt oma kataloog ja ma näitan kõigepealt siis seda, põhimõtteliselt kuidas käib Maci peal, kuigi pole vahet, kas Mac või Windows. Niisiis, minu projekti kataloogis on lohe lugu, räägib sellest, kuidas üks lohe kutsub sünnipäevalisi endale ning kes alguses ei tule ja hiljem jõuavad väga suure hilinemisega. Nüüd esimene kaust, mis ma siia tegin, heliefektid, nimeks on helid ja need on siis selle loo taustaks olevad erinevad efektid. Nüüd teine kaust on mul jutt, siin on mul tekstidokument, kus on kirjas lohe lugu ehk siis sama tekst, mis läheb mul selle digitaalse loo peale lugemiseks ning ka tekst, mis läheb digitaalse loo tekstiks ehk siis tiitriks. Muusika kaustas on mul taustamuusika, mis peaks looma siis vastava meeleolu, kes minu digitaalset lugu vaatab. Siin näiteks on Snowflake Sonata, fail, lugu. Ning selle loo kohta oskan öelda seda, et see on alla laetud Yamendost. Nüüd kolmas kaust, kus on mul pildid ning need pildid on mul siis juba varasemalt tehtud kõik ühe suurusteks, need on 640x480 resolutsioonis ja see on sellepärast mugav, et ma ei pea muretsema oma piltide kvaliteedi pärast. Ning viimane kaust on videoklipp, mis mul on tühi. Teil on võimalus ka iMovie abil lisada videoklippe, kuid kui te kasutate Photostore'it, siis Photostore'is see võimalus puudub. Nüüd koht, kus ma siis alla laadsin erinevaid faile, on siis esimene koht on Yamendo. Yamendo on siis, kus ma võtsin täis muusika, siis muusika, mis läks mul taustamuusikaks. Nüüd järgmine koht oli mul, kus ma tõin erinevad heliefektid, ehk siis need helid. Need siis laadsin sellises kohas nagu freesounds.org. Ning kolmas koht, kus ma võtsin helisid, on siis Natural Sounds for Me ja see on koht, kus ma tegelikult ka miksisin kokku erinevaid taustu, ehk siis lindude helisid, äikest ja erinevad taustamuusikat, kõik mis sinna taustaefekti, kõik mis sobis minu story ehk siis looga. Ning see on siis üks koht, mida ma soovitan alguses, kui te projektiga pihta hakkate, siis ära teha, et kas või need kataloogi struktuur valmis, et teil oleks hea ülevaade oma projektist kogu aeg olemas. Võite ka ette panna aastaarvu ja kuupäeva, kui te olete sellest huvitatud.